räägime lubatud piirkiirusest. Piirkiirusel on alati põhjus, sest et sõidukiirusest sõltub peatumisteekond ja see, kui palju ja millele jõuab juht reageerida. Mõned kohad on ohtlikumad, seal piiratakse kiirust näiteks 70-ga, 50-ga. Tavaline lubatud kiirus on 90 km tunnis. Aga see ei tähenda seda, et lubatud piirkiirus on alati ja igasugustes oludes turvaline ja kindlasti ei tähenda see seda, et tegemist on mingi maksimaalse kiirusega, millega sõitma peab. Iga juht peab alati valima sõidukiiruse vastavalt oma oskustele, vastavalt autovõimetele ja vastavalt teeoludele. Mitte keegi ei pea sõitma suurima lubatud kiirusega ja siin ei ole midagi häbeneda. Kui teeolud ei võimalda, kui oskused ei võimalda, kui juht ei ole endas kindel, siis parem vali natukene väiksem sõidukiirus, sest see aitab kiiremini peatuda, reageerida paremini ohtudele ja tulla toime nende ohtudega. Kui sa oled valinud teeoludele vastavalt natuke madalama kiiruse, 90 asemel 70, võib-olla isegi 50, kui tee on selline lumine, libe, kurviline, siis selles ei ole mitte midagi häbenemisväärset. Ei tohi lasta oma egol pihta saada sellest, et keegi teine tahab kiiremini sõita. Kõige parem lahendus selles kohas on natukene liiklusviisakust. Kui näed, et tees on laiem koht, bussitasku ja selja taha on kogunenud kolonn, vaatad kogu aeg peeglitest, siis tõmba natuke kõrvale, anna parema suunatulega märku ja lase kolonnil endast mööduda. Kui seda aeg-ajalt teha, siis ei häiri see madalam sõidukiirus mitte kedagi. Näiteks selle tee peal on suurim lubatud sõidukiirus 90 km tunnis. On siililegi selge, et see kiirus ei ole siin turvaline, mugav ega mõistlik. Tee on lumine, tee on libe, kurvid on järsud ja mina näiteks sõidan praegu 40 km tunnis, mis on sobiv selleks, et auto ei satuks libisemisse, annab mulle piisavalt aega näha ette ohte ja nendele reageerida. Igati mõistlik kiirus. Ei pea sõitma 90-ga. Põhimõte on see, et kui sõidukiirust on liiga palju nende teeolude jaoks, rehvide haardevõime jaoks, juhi oskuste jaoks, siis tuleb mängu füüsika ja juht muutub autos reisijaks. Ja seda me keegi ei taha. Sellepärast ongi oluline sõidukiiruse valimine.